Head kuulajad, lugupeetud diskussioonis osalejad, mul on hea meel näha, et nii mitmed inimesed on kogunenud meie arutelule, mis puudutab usu ja veendumusvabadust. See esimene plats siin on Arvamusfestivali kõige parem plats, sellepärast et ta on varjus ja teiseks siin on nõlvad nagu lauluväljakul. Täna me siis räägime sellest, millise määrani on usu ja veendumusvabadus sallitav, millise määrani see on salliv. Ja me teeme kõigepealt nõnda, et me saame tuttavaks meie arutelus osalejatega, keda teleekraanid enamus tunnevad. Siis me püüame natukene täpsustada neid mõisteid ja sõnu, millest me rääkima hakkame. Ja siis me katsume välja jõuda ka selleni, mis on need sallivuse piirid ja määrad. Valdavalt saavad sõna arutelus osalejad, vaatame, kuidas meie asi läheb, aga meil on olemas ka rahvamikrofon. Nii et kui kellelgi on vastapandamatu soov midagi öelda, siis see võimalus võib teil tulla, aga see ei pruugi. Nii, aga läheme asja juurde ja kunagi, kui ma käisin ühel etiketikoolitusel Tiina Tšatšua juures, siis tema ütles, et esimene asi tuleb teha selgeks, kes on kes. Ja meie tänaseid arutluses osalejaid me ju tunneme, teame avalikust elust. Aga ma palun siiski, et te igaüks tutvustaksite ennast ja kui mina olen psühholoog, siis öelge midagi enda kui inimese kohta. No kas töökas või ingel või parasiit või kuidas siis kellelegi antud on. Ja teeme esimese korra nii-öelda rivilise harjutuse, hakkame siit Ristost peale, aga pärast meil läheb nii-öelda dünaamilisemaks. Tervist, minu nimi on Risto Agur, olen abielus, 4 lapse isa, usutunnistuselt katoliiklane ja elukutselt vandeadvokaat. Ja aitäh! Aitäh, mina olen Urmas Viilma, hetkel siis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi ülesannetes sellesse rolli usaldatud ja olen abielus üle 20 aasta juba ja meie peres on teismeline tütar ja ma ei oska öelda, kuidas ma ennast iseloomustan. Parasiidiga päris nõustuda ei tahaks. Aga ma pakkusin ingli ka ühe variandina. Ei, sellest kaugel. Inimene. Ülle Madise. Aastast 2015 pean õiguskantsleri ametit. Enne seda olin riigiõiguse professor ja riigipea õigusnõunik ja pidanud ka muid ameteid eri paigus. Kuidas töö välja on tulnud, eks seda oskate teie hinnata. Vähemalt saan kinnitada, et annan alati oma parima ja niimoodi on korraga nii raske kui kerge, et eks ma terve elu olen üritanud õigluse ja mõistlikkuse eest kompromissitult võidelda. Aga tulemus on teiste hinnata. Raul Rebane, pensionär. Kaua aega, ma arvan, 25 aastat olen rohkem mitte tegelenud sellega, kuidas asjad on, vaid kuidas nad välja paistavad ehk põhiliselt kommunikatsiooniga. Ja kui siin otsustati abielust rääkida, siis mul saab ka sügisel 44 aastat täis. Nii et ja kui mingi ühe sõnaga öelda, siis uudishimulik ehk. Ja mina olen Tõnu Lehtsaar, olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog ja hetkel pean Tartu Ülikoolis töötajate nõustaja kaplani ametit. Nii et mina hoian ülikooli rahva hinge siit, keda mul on kokku siis 3600 ja iseloomult vist kõige mugav on see kõige õigem sõna. Nüüd katsume siis rääkida natukene sellest mõistest või ühest põhimõistest, et mida üldse tähendab usu ja veendumusvabadus. Me elame ajal, kus minu arvates sõnadel on tendents devalveeruda ja üks sõna võib tähendada mõnel juhul täiesti erinevaid asju erinevate inimeste jaoks. Ja enne kui me läheme nüüd arutelus osalejate juurde ja kui ma palun teil vastata, mida teile tähendab väljend usu ja veendumusvabadus. Head kuulajad, mina tahan teiega teha nüüd ühe liikumisharjutuse. Ma näitan teile, kuidas see käib. Mina küsin teie käest, kes teab, mida tähendab usu ja veendumusvabadus?
nüüd ma loen 3-ni, 1, 2, 3 ja teie näidake, kuivõrd te teate. Kui te pigem ei tea, pange käsi õla peale. Kui te enam-vähem teate, pange nii-öelda nina kõrgusele ja kui te täitsa teate, aege käsi püsti. Klaar. Mida tähendab usu ja veendumusvabadus? 1, 2, 3. No rahvas, vaadake ringi. Täitsa valgustatud seltskond. Ma kuidagi eeldasin, et neid kõrgeid käsi on vähem, aga aitäh teile. Aga nüüd küsime siis asjaosaliste käest ja teeme seda vabas järjekorras. Mida tähendab väljend usu ja veendumusvabadus? Te võite oma ameti, oma isikliku veendumuse seisukohast seda öelda. Siin oli käsi püsti. Ahah, ma ei näinud selja taha. Ülle, ole hea. Väga lihtsalt öeldes on see õigus uskuda või mitte uskuda, aga kuna oleme põhiseaduse laval ja siis, kui 92. aastal rahvahääletusel vastu võetud põhiseadust kokku pandi, siis küsimus sellest, kas inimesel on õigus omada sellist maailmavaadet, käia vabalt kirikus või vastupidi sinna mitte minna, võib-olla olla maausuline, käia oma religioonile vastavalt riides, olla mingisuguse muu veendumuste süsteemi osaline, sellega teisi inimesi ja nende õigusi häirimata, rikkumata, et siis seda peeti nii oluliseks, et Eestis on suisa usu- ja veendumusvabadus mitmes põhiseaduse paragrahvis kirjas ja neist tähtsamad, mis vastavad ka professor Lehtsaare küsimusele, ma siin loen ette. Usu- ja veendumusvabaduse osaks on see, et kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole. Igaühel on vabadus nii üksi kui koos teistega avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust. Ja paragrahvis 41, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumistele ja mitte kedagi ei tohi sundida neid muutma. Veendumustega ei saa vabandada õiguse rikkumist, aga kedagi, kes pole õigust rikkunud, ent evib teatud veendumusi, olgu see taimetoit, vaktsiinivastasus või miski muu, siis sellepärast teda õiguslikule vastutusele võtta ei tohi. Et see on see, mida ütleb meie põhiseadus ja võib-olla konteksti mõttes, et kust sündis põhjalik arutelu teemal, mis on usu- ja veendumusvabadus põhiseaduse assamblees ja ka ühiskonnas, et siis need, kes siin mäletavad niinimetatud nõukaaega, et need saavad niigi aru ja kes ehk ei mäleta, siis võtke kätte äsja Loomingu raamatukogu kuldsarjas ilmunud Milan Kundera kogumik ja lugege sealt Eduard ja Jumal. Ja lugege näiteks seda stseeni, kus Eduard kutsutakse jumalateenistusel käimise ja avalikus kohas risti ettelöömise eest kooli juhataja kabinetti, ta oli õpetaja. Ja siis toimub seal umbes selline arutelu, et kas teie seltsimees aru ei saa, et jumalat ei ole olemas. Keegi pole näinud, keegi pole tõestanud ja me ei saa lubada, et meie lapsi kasvatatakse niisuguses vaimus, te siin lööte risti ette, käite pühapäeval kirikus. No. Ja siis selle peale Eduard ütleb, ja seltsimees saan aru küll. Ei ole olemas, ei ole tõestatud, aga teate, mina usun. Seltsimehed, ma olen otsekohene, ma usun. Ja et just nimelt vältida seda laadi painamist, mida Milan Kundera seal suurepäraselt kirjeldab, asi on õige mitmekihiline, nii et lugege ise, et see asi pole ka nii üheline, et siis sellepärast pandi põhiseadusse kirja. Et usu või ära usu, peaasi, et sa sellega ei sega meie ühiskonnas valitsevat väärtusruumi ja rahu. Mina otsustasin juba alguses, et kõikides küsimustes, mis puudutab juurat, ma olen Üllega nõus. Kas see on alates tänasest või oli see varem juba? See oli juba varem. No mina võib-olla lisan siia siis, ma ei hakka ka Üllega põhiseaduse üle vaidlema, kuigi võib-olla mõned küsimused mul ka on talle ja vahel me oleme ka nendel teemadel arutanud, aga küsimuse üle, et mis on siis usuvabadus minu jaoks või minu, kes ma esindan ka Luteri kirikut. Minu jaoks on oluline just nimelt see, mida õiguskantsler kenasti kirjeldas, et mul on õigus uskuda, oma usku tunnistada ja selle alusel ei saa mind keegi diskrimineerida või ei tohi seda teha. Aga mida ma pean oluliseks on ka see, et ka järgmistel põlvkondadel säiliks see õigus. Ja selle pärast peavad tänased põlvkonnad selleks vaeva nägema. Ja ma püüan ise ka selle eest oma ülesannetes ja ametites seista. Et see usuvabadus sellisel kujul säiliks kõigile inimestele, mitte ainult kristlastele.
aitäh, Risto, ole hea. Ma arvan, et usu ja veendumusvabadus on tehniliselt öeldes õigus omandada, väljendada enda tõekspidamisi. Ja minu arvates see hõlmab ka õigust väljendada asju, mis ei pruugi kellelegi teisele meeldida. Et Euroopa Inimõiguste Kohus on korduvalt öelnud, et usu ja veendumusvabadus on üks demokraatliku ühiskonna alustalasid. Eesti põhiseaduse preambula ju algab, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Et see kinnistab seda inimõiguste kohtu seisukohta selles osas, kui oluline on usu ja veendumusvabadus teostamine inimese elus. Ja see on ühtlasi oluline nii usklikele kui ka mitteusklikele. Et nii agnostikutele, skeptikutele kui ka ükskõiksetele. Seda on samuti vist inimõiguste kohus öelnud. Aga minu arust siit tuleb nagu kaks asja. Et esiteks on see usutunnistuse sõltumatu privileeg. Ja teiseks, et tegelikult inimesi, kes millessegi ei usu, ju tegelikult ei olegi olemas. Kes usub Jumalasse, kes usub rahasse, kes usub oma mõistusesse, kes teadusesse. Et need väljendusvormid on nii erinevad ja kõiki neid peab austama. Ja seda see õigus ka minu silmis tagab. Nii, suur tänu. Nii et kui püüda kokku võtta, siis see usu ja veendumusvabadus tähendab seda, et inimene võib uskuda, mida tema tahab. Väga laialt öelda. Nüüd ma küsiks rahva käest jälle, nüüd ma loen jälle 3, 1, 2, 3. Ja teie näidake näppudel. Kas sellest määratlusest te saite endale midagi uut või olulist? 1, 2, 3 ja kui 10 saite väga palju, 1 saite seda ka ei ole, et midagi ei ole. See oli kas isaliku teekivil jätab jälje ristikivi. Ristikivi. 1, 2, 3, näidake näppe. Nii, on kõiki. Kõige madalam on 1 ja kõige kõrgem on 6, mida ma näen. Aitäh! Aga nüüd sellest arutelust tuli välja. Ülle nimetas seda, et me võime uskuda, mida me tahame, aga see ei tohi kahjustada ühiskondlikku väärtussüsteemi. Oli niisugune väljend. Ja Risto nimetas seda, et usu ja südametunnistuse vabadus tähendab õigust ka öelda seda välja, mis kõigile ei pruugi meeldida. Ja me jätame kõrvale selle teema, et on hea maitsega inimesed ja halva maitsega inimesed, aga mõned asjad võivad olla niisugune olemuslik või nagu vanasti öeldi, ontoloogiline vastuolu, et nii ei saa, nii ei käi. Ja vot see viib meid nüüd sallivuse teema juurde. Ja kõige lihtsam oleks öelda, et sallivus võiks asendada sõnaga sallimine, mis tähendab salli sisse mähkimist ja siis me saaksime sellest kõik ühtemoodi aru. Aga kui me räägime sellest kui niisugusest sotsiaalsest hoiakust, siis muutub asi keerulisemaks. Ja kui me nüüd mõtleme sõnale sallivus, siis ma küsiksin siin meie panelistidelt seda, mis asi sallivus ei ole. Vahel me peame sallivuseks midagi, eks. Mis asi ta ei ole? No kas ta näiteks ei ole kõikelubatavus või ei ole eneseõigus, ma ei tea mis, eks ole. Et kui te mõtlete, mis asi sallivus ei ole? Jah. Kui ma võin alustada, et minu arust sallivus ei ole kõikelubatavus on anarhia. Et ma arvan, et me kõik oleme nõus, et on maailmas väga palju asju, mida ei peaks sallima. Näiteks kuritegevus. Aga ka väljaspool seda asju, mis võib-olla ei ole ühiskondlikult hüvelised. Et minu arust kõige paremini võib-olla on seda nagu sallivuse kontseptsiooni väljendanud Voltaire, kui ta ütles, või kui talle on omistatud seda ütlust, et ma
ma ei nõustu mitte millegagi, mis sa just ütlesid, aga ma kaitsen surmani sinu õigust seda öelda. Et siin tulebki eristada seda kriitikat, mis on inimese tõekspidamiste suhtes versus kriitikat inimese suhtes. Viimane võib siis tunduda alavääristavana. Aga mida sallivus kindlasti ei tähenda, on see, et me peaksime lubama kõike. Sallivus ei ole kõike lubatud. Teiste arvamusi veel, mida te lisaksite, mis sallivus ei ole või mida sageli minu kiusatus sallivuseks pidada? Urmas, ole hea. Minul on selle terminiga sellepärast probleeme, et see on nii puudulik, see termin sellisena. Ma mõned aastad tagasi ka oma iseseisvuspäeva jutluses ütlesin, et sallivuse taotlemine on poolele teele minek, et me peame taotlema ikkagi armastust. Ja see ei ole tühi sõnakülks, ma seletan ka, mida ma mõtlen selle all. Ehk siis sallivus on puudulik, sest ta sunnib meid lihtsalt inimest välja kannatama sellisena, nagu ta on ja võib-olla see on ka ühiskonnas see maksimum, kuhu maani me saame minna. Aga me kristlastena peame ikkagi minema edasi, me peame jõudma sinna maani, et hoolimata sellest, et teisel inimesel on teistsugune nägemus teatud küsimustel, ka teistsugused veendumused, ma pean teda armastama. Mis see siis tähendab? Armastus ei tähenda tingimata nõustumist ja minu meelest kõige parem on seda katsetada ju oma lähisõpradega või sugulastega. Meie kõigi lähiringkonnas on inimesi, kes ei jaga meiega täpselt samu väärtusi, samu veendumusi, ometigi me armastame oma lähisugulasi, me armastame oma sõpru ja minu meelest me peame ehk siis sallivus ei ole armastus ja sellepärast ma ise väga harva kasutan seda mõistet, sest minu jaoks see on poolik, see on poolik tee ja ma püüan liikuda selles suunas, et ka isiklikult, et ma ei lõpeta dialoogi kunagi kellegagi sellepärast, et me oleme täiesti teistsugustel arusaamadel ja püüan jätkuvalt suhestuda või suhtuda teise inimesse nõnda, et tal ei jääks ebameeldivat tunnet minust temaga suhtlemisel. Ehk siis kuidas saavutada seda täiuslikku armastust, sellel teel me kõik oleme, mina kaasa arvatud. Aga sallivus on poolele teele minek ja leppimine miinimumiga minu meelest. Aitäh! Nüüd kujuneb meil jälle sama järjekord, aga Ülle, ole hea. Tahtsin öelda nii, nagu Urmas siin enne mind juba ütles, et sallivus on sõna, mida mina ei kasuta. Ja ma ei kasuta seda põhjusel, et ta on niivõrd ebatäpne. Ma ei tea, mis see on. Ma ei tea, mis on sallivus, ega ma ei tea ka seda, mis on sallimatus. Küll aga ma tean seda, mis on meeldimine, närvidele käimine, umbusk, eelarvamus. Ja seepärast ma soovitan selge keele ja selge mõtte huvides alati millestki kõneldes, kas teise religiooni esindajatest, võib-olla inimestest, kes mingil põhjusel ei meeldi, kasutada täpseid sõnu, et kas te peate silmas eelarvamust, umbusku, on tegu lihtsalt kurjusega, sellest ma saan kõigest aru. Täpselt nii, nagu ma saan aru sellest, et inimese elu eesmärk võiks olla nii hea kui võimalik. Võib-olla püüda teha teisi õnnelikuks, neid armastada või vähemalt mitte teha neid õnnetuks. Ja päris kindlasti sallivuseks ei saa pidada Margus Laidre hiilgavas essees, mida ehk olete lugenud, 2 minutit vihkamist. See tuli siis Orwelli 1984 ainetel, kus mäletatavasti köeti iga päev rahvahulk 2 minutiks üles vihkama kõiki, kes ei toeta partei pealiini ja hiljem sai siis seda viha suunata nagu leeklambi leeki ükskõik kellele või millele. Võt, seal on ka suursaadik Laidrel suurepärane näide sellest, mis ei ole sallivus. Kui antimarksistid peavad rahulikku demonstratsiooni ja tulevad antifašistid ja annavad kõigile demonstrantidele peksa kaigastega, mille peal on kirjas ei vihkamisele,
väga raske sallivuseks pidada. ja ka mina olen segaduses ja ei oska siin selgust saada. Ma olen nüüd 3 päeva vaadanud igal õhtul paar tundi seda, mis toimub Valgevenes. Erinevatest kanalitest, nii Doždist, siis Solovjov TV, mida Moskva seisukoht on ja erinevatest kohtadest. Ja pean ütlema, et me istume siin koos ja koroonat nagu ei ole ja ilm on ilus, aga võib-olla toimub praegu meie kõrval, mitte eriti kaugel, sündmus, mis puudutab meie elu võib-olla lähiaegadel väga tugevalt, sest seal toimub midagi väga erakordset. Ja nüüd vaadates erinevad seisukohti, kui üleeile õhtul Moskva Solovjov süüdistas raevukalt koos oma partneritega 2 riiki, need on Leedu ja Eesti, siis sallimatuse, kui seda sõna niimoodi tarvita, õhutamises, kui et Leedu tahab taastada Leedu suurvürstiriik ja kuidas Balti käpikutest eriteenistused valmistavad ette Valgevenes neid rahutuse tekitavaid inimesi ja nii edasi. Ja samal ajal tuleb teiselt poolt rahva siiras soov, eks ole. Ja praegu on täiesti selge, et leida seal selle sõna baasil suursündmuse põhjal, leida mingi kokkulepe. Meil on sõna sallivus, teistes keeltes enamikus on see tolerantsus ja soome keeles on suvatsevaisuus. Et no, ja see ka nagu ei võta kokku, et mis see siis tegelikult on ja ma olen täiesti nõus teistega, et me peaksime täpsustama selle termini olemuse, enne kui me rääkima hakkame. Seepärast, et on täiesti selge, et siin on 2, Valgevenes eelkõige 2 väga suurt teineteist mitte sallivat jõudu praegu vastastikku. Kuidas leida seal lahendus, ma ei tea. Et me olemegi siis nüüd keerulise koha peal. Kui me küsime, mis on sallivus, siis peapiiskop ütles, et tema seda sõna ei pruugi, sest see on poolel teel. Õiguskantsler ütles, et ta pigem väldib seda, kuna see on ebatäpne. Ja Raulist me saame aru, et ka see sallivuse sõna omandab oma tähenduse, tegelikult nii nagu kõik sõnad sellises sotsiaalses kontekstis. Et kui me räägime sallivusest, ma ei tea, laulupeol või jaanipeol, on see üks asi ja Valgevene sündmuste taustal on see teine asi. Kui ma nüüd püüan teha mingi üldistuse või kokkuvõtte, et võib-olla me seda definitsiooni ei peagi siin täna nii-öelda paika panema, eks ole, või me võime paika panna, aga midagi ei juhtu, sest sõnad ei omanda tähendust niimoodi. Aga me saame aru, et see on midagi, mis tähendab vastastikku lugupidavat suhtumist eri arvamustesse. See on midagi, mis tähendab mitte isiklikuks minekut. Et me hoiame lahus persooni ja tema seisukoha, aga see tähendab ka õigust jääda kindlaks oma veendumusele. Ma tean, kes ma olen, mida ma ise tahan. Midagi niisugust. Ma küsin lihtsalt ühe niisuguse küsimuse, millele minul ei ole olnud vastust. Tõsi, ma ei ole seda küsimust ise välja mõelnud, aga ka ajakirjanduses on seda vastuolu tõstatatud. Tegelikult Ülle näites see ühe sõnaga, et kui kolgitakse kaikaga, mille peale on kirjutatud ei vihkamisele, et siis on selles vastuolu. Ja võt sama vastuolu on väljendatud või kirjeldatud ka sallivuse mõiste suhtes. Et sallivus tähendab sallimatust kõige mitte salliva suhtes. See tähendab seda, et kui mina olen salliv ja sina ei armasta seda, mida mina pean õigeks või tahan, siis ma ühe sõnaga olen sooja su seisukohtade vastu. Et see on sisse kirjutatud vastuolu. Kui keegi on mitte salliv, siis teda ei saa sallida, kuna mina olen salliv. On see niisugune tautoloogiline ring ühe sõnaga tunnetatav. Et kuidas te seda kommenteeriksite? Kas see on näiline, on see tegelik? See ongi ikka tegelik tautoloogia ja võimalik, et siin on otsitud analoogia mõistlikust kohast. Ja mõistlik koht on nimelt inimõiguste konventsioon artikkel 17, mis vabaduse kontekstis ütleb, et vabadus hävitada ei kaitsta. Et võimalik, et siit on see võetud ja võetud üle valesti. Ja ma saan aru küll, et küllap inimesed, kes seda kontseptsiooni on edendanud, soovivad parimat ja soovivad võimalikult heatahtlikku, heasoovlikku suhtumist inimeste vahel, soovivad seda, et inimesed oskaksid rahumeelselt ja lugupidavalt üksteisega mitte nõustuda.
ja võib-olla avatud meelega üksteist ära kuulata, vahele segamata, naeruvääristamata ja võib-olla oleks valmis ajapikku äkki ka oma veendumustest välja kasvama. Aga vaat see sallivus on muutunud siis ühelt poolt selliseks mantraks, mis on tingimusteta kõigile selge ja väga hea, ja teiselt poolt siis tarvitatakse põlgusega väljendit või määratlust või silti, sallivuslane ja muud sellised. Ja et võib-olla see ongi tulnud sellest, et osa sallivuse eestkõnelejaid on ajanud seda peale nii pealetükkivalt ja nii kurjalt selle kaikaga, mille peale on kirjutatud ei vihkamisele, maha kõik, kes ei salli. Et nad on teinud väga kergeks enda ründamise. Nii et võib-olla, kui selle tänase arutelu üks tulemus võiks olla, et me hakkame rääkima neil teemadel selgemalt, täpsemate sõnadega, igaüks püüab, nagu Köster õigesti ütles, oma hinge eest hoolt kanda, mitte olla umbusklik, mitte olla eelarvamuslik, teha omal asjad selgeks, püüda olla hea inimene. Ka nende inimeste vastu, kes sulle võib-olla ei meeldi, keda sa veel ei tunne või keda sa milleski kahtlustad. Et siis me oleme astunud juba suure sammu edasi. Ja lõpetuseks ülikoolis nõuti siis, kui ma riigiõiguse professorina töötasin, et ma peaksin riigiõiguse kursuse järel suutma hinnata ka üliõpilaste sallivust. Olin hirmsasti hädas, aga õnneks kodus arukas abikaasa, kes andis head nõu, aga küsi neilt. Ei või jah vastust. Kui teie oleksite surrogaat ema, soost sõltumata, kas salliksite neid, kes teid ei salli? See lahendas olukorra. Aitäh! Kas keegi tahab veel sellele küsimusele midagi lisada? Aga võib-olla võtame kokku, tsiteerides siis Ülle Madiset, kes ütles, et sallivus võiks tähendada lugupidavat võimalust mitte nõustuda, kui vähemalt üks tahk selles. Ja läheme nüüd edasi ja küsime siis seda meie teemas püstitatud küsimust. Millise määrani on usu ja veendumusvabadus sallitav? Kas ma võin kõike uskuda, mida ma tahan? Olla veendunud ükskõik milles? Ja küsime, et kas sellele nähtusele, no ma võin ogarusi ka uskuda, eks ole, või ebaterveid või kus need piirid on, kas sellele on mingisugused juriidilised, moraalsed, meditsiinilised, poliitilised, mis iganes piirid? Mina olen psühholoog ja üks minu viimase aja huvitavamaid artikleid, mida ma lugesin, oli miks inimesed usuvad erinevaid asju, imelikke asju. Ja seal toodi välja 36 põhjust. Ma arvan, et pooled nendest minu suhtes täiesti kehtisid. See oli hariv lugu. Aga küsimus, kas ja missugused on mis tahes piirid, seadusandlikud, moraalsed, meditsiinilised sellele õigusele uskuda, mida ma tahan. Me jõudsime sinna välja, et usu ja veendumusvabadus tähendab õigus seda, et ma usun, mida ma tahan. Kas ja missugused on piirid? Kui üldse on piir? No, ma arvan, et tegelikult õiguskantsler luges kenasti ette meile paragrahvi 41 ja 40 ja 40 jah. 40 ja 41. Just. Ehk siis seaduslikud piirid on paigas küll. Minu jaoks on küsimus, kas need piirid, mis on põhiseaduses sõnastatud, et need on nagu viimased piirid. Ehk siis kristlik põhimõte on ikkagi see, et sa ei tee teisele haiget. Haiget võid sa teha juba märksa varem, kui tuleb kätte see piir, mis on seadusega määratletud. Ainult, et nüüd see valulävi on inimestel erinev, et kui see kristlik põhimõte on, või üldine universaalne põhimõte on ju see, et ära tee teisele seda, mis sa ei taha, et sulle tehakse, siis pannakse selleks piiriks see, mida mulle tehakse. Ehk siis see minu valulävi piir saab selleks piiriks, mida ma olen valmis siis pidama ka teise inimesega suhtlemisel. Aga mul on tunne, et see ei ole väga objektiivne, et tegelikult oleks hea, kui oleks mingisugune üldisem piir, sisemine, eetiline, moraalne piir, mis takistaks mul teisele liiga tegemist, olgu füüsiliselt või vaimselt. Aga selleks muidugi, ja see on see koht, kus me alati teeme palju vigu. Me arvame, et teiste inimeste valulävi on samasugune nagu meie oma, aga ta ei ole paraku. Ja siis me kipume ikka üle piiri minema. Me kipume ikka teistele haiget tegema ja siis me jõuame selle juurde, et kas me
oleme valmis vabandama ise, mitte keegi teine peab meie eest vabandama, nagu me oleme ka näinud väga sageli toimumas avalikus ruumis, et keegi teine vabandab kellegi teise eest. Et me peaks ikka ise olema valmis vabandama, sest see näitab, et me tõepoolest õpime oma vigadest. Me õpime ka sellest, kus on see piir konkreetse inimese või isiku või kellega iganes suhtlemisel. Ehk siis see piir on see valulävi, aga me ei saa normiks pidada iseenese valulävi ainult. Me peame ikkagi eeldama, et teistel inimestel on äkki madalam valulävi, siis me ei tee vigu. Nii et see piir on kusagil inimeses endas mingi no see tuleb kasvatusest, see tuleb kogemusest, see tuleb sellest, et sa teadlikult tahad olla lugupidav teiste suhtes. See nõuab enesega tööd kogu aeg. Et see ei ole mitte lihtsalt huupi tulistamine sõnade või rusikatega vehkimine ja siis katsetamine, et mida ta välja kannatas. Mul on tunne, et sellist suhtumist on praegu väga palju. Sellist huupi lahmivat, sõnadega lahmivat tulistamist ja me näeme, et valulävi alati saab ületatud. Keegi ikka saab haiget ja reageerib sellele, aga see ei ole normaalne olukord. Mis tahes koosluses, on see perekond, on see mingisugune töökoht, on see avalik ruum. Me ei pea kogu aeg olema olukorras, kus me teeme haiget üksteisele. See, et Raul, ole hea. Me kuulume väga paljudesse erinevatesse gruppidesse, eks ole, ma ei tea, eestlased, albjad, looduskaitsjad, paidelased, väga paljudest erinevatesse gruppidesse ja need grupid töötavad välja siis mingid suhtlemisnormid oma vahel. Riigi tasandil, eks ole, on olemas juriidilised, on olemas sotsiaalsed, eetilised normid, kus me reguleerime vastastikku mingid käitumisreeglid, et me ei läheks lõplikult kaklema ja loomulikult kõiki nende gruppide erinevate huvide pealt tekivad konfliktid, et see on natuke juba konfliktoloogia osa. See on vältimatu, erinevad arvamused ja nii edasi. Et eesti keeles on üks väljend, et ela ise ja lase teistel elada. Aga minu meelest see, millest me räägime, tähendab, et viia võimalikult kaugele nende erinevate huvide, erinevate gruppide, konfliktide nii-öelda aktiivseks minemise võimalus. Ehk hästi palju konflikte on võimalik lahendada rahumeelsel teel. On olemas neid, mida ei saa. See on täiesti selge. See on maailma. Aga et nii kaua kui võimalik lahendada rahumeelselt diskussiooni ja need ei ole, kuritegevus on reguleeritud juriidiliste normidega, aga on veel moraalsed, eetilised, sotsiaalsed. Ja nende võime jätta inimeste vahel ruumi, et ei tekiks tõesti tugevaid konflikte, ma arvan, siin on võimalused suured ja Urmas juba ütles, et tal on tunne, et viimasel ajal seda vahemaad on vähem kui varem. Hakkab sademeid lööma. Jah. Et juriidiliselt eristatakse usu ja veendumusvabaduse juures nii-öelda sisemist ja väljapoole suunatud külge. See, kui sa kellelegi ei räägi, mida sa mõtled või usud, sa ei tee mitte midagi. Teised ei saa võib-olla arugi. Et see on vaba. Ei ole ka väga lihtne tõestada seda, et sa näiteks tead midagi või usud midagi, mida mina ei tea, et sa tead või usud. Võimatu. On püütud ajaloos ja see on väga piinarikas. Aga nüüd, kui me jõuame sinnani, et sa üritad teist inimest oma usku pöörata näiteks, vaat see on keelatud. Usuvabadus keelab seda. Ja edasi on need piirid, mille ette lugesin, kõlblus, avalik kord ja tervis. Tundub, et lihtne. Ei ole lihtne. Selle tõttu ongi riikide kohtutes ja ka Euroopa Inimõiguste kohtus palju vaidlusi, et kust need piirid täpselt jooksevad. On ka niisugune reegel, et sa ei tohi näiteks avaliku korra või kõlbluse sildi all tekitada nii kitsaid raame, et sellest usu ja veendumusvabadusest ei jää mitte midagi järele. Nii et vaielda on siin küll ja küll, et kust need piirid täpselt jooksevad. Inimõiguste instituut tegi mõned aastad tagasi korraliku sotsioloogilise uuringu, kus ta küsis, et kas Eesti inimesed tunnevad, et nende usuvabadust on piiratud ja kuidas on Eestis usuvabadusega lood. Ja ma ei oskagi öelda, on see rõõmustav, kurvastav või tuleneb sellest, et inimesed asjast suurt ei tea, aga igal juhul leiti, et Eestis on asjad sellega täiesti korras. Väga vähe, kui mälu ei peta, siis 4% inimestest oli kogenud, et usuliste veendumuste avaldamise tõttu
neid on kuidagi kiusatud või piiratud, pandud neid ebamugavasse olukorda. Enim olid kogenud tõrjuvat suhtumist maausulised veidral kombel. Aga niisugust üldist tunnet, et usuvabaduses oldaks kuidagi piiratud, et seda õnneks ei olnud. Samas huvitav nüanss, ma ei tea, kuivõrd see on veel praegu alles, oli see, et inimesed, kellele religioon on kallis, tundsid, et liialt palju on avalikus ruumis kiriku, koguduste ja religiooni suhtes kriitilisi ja võib-olla üleolevaid hoiakuid. Ja jällegi kriitilised inimesed leidsid, et ka Eesti avalik elu on usuasjadest liialt läbi imbunud. Nii et võimalik, et see näitabki, et asjad on enam-vähem tasakaalus ja üpris korras. See on tervisemärk, kui keegi ei ole rahul. Lihtsalt vahemärkusena ma ei mäleta, kes seda ütles, et kui sa ei ütle midagi ja ei tee midagi ja sa ei ole keegi, siis on rahu majas. Nii, kas tahtsid sa, Risto, midagi veel selle? Väga palju ei ole eelkõnelejatele lisada, et kui et tegemist on väga keerulise küsimusega, et küsimus usuvabaduse ulatusest taandub nende piirangute proportsionaalsusele enamikel juhtudel, et üldistada väga ei saa, iga kaasus on erinev, aga mingisuguseid jõujooni ikkagi on võimalik nendest normidest, millele Ülle viitas, tuletada. Et usuvabaduse teostaja peab arvestama, et on ka teisi põhiõigusi, näiteks võrdsuspõhiõigus. Võib-olla pildi elavdamiseks 2 näidet. Inimõiguste kohtu praktika alusel, üks on Türgist ja teine on Rumeeniast, mõlemad üsna hiljutised. Usuvabaduse rikkumist ei leitud näiteks selles, et Türgis üks noormees teatas, et tema kaitseväeteenistusse ei lähe ja ei lähe usulistel põhjustel. Ja põhjus on selles, et läheks, kui ühiskond oleks korraldatud Koraani alusel. Aga kuna seda ei ole, siis tema usuliseks tõekspidamised armeeteenistusse minna ei luba. Nii Türgi võimud kui inimõiguste kohus leidis, et poiss ärgu ajagu jama ja mingu teenima. Ja teine üpriski kurioosne juhtum on Rumeeniast ja möödunud aastast. See lahend, eks see asi juhtus muidugi aastaid varem. Ja nimelt mingitel põhjustel 2 luteriusu vaimulikku vabastati töölt. Ja nad jätkasid oma koguduse teenimist. Kogudus soovis seda, nad ise soovisid seda ja need 2 vaimulikku mõisteti süüdi. Ja sellel juhul inimõiguste kohus leidis, et see on usuvabaduse rikkumine. Nii et jällegi üks selline piirikene, kust sa saad aimu, et avaliku korra sisustamine meelevaldsel moel on keelatud. Et alati on vaidluse koht olemas. Nii, aga läheme siis vaidluste juurde. Selle usu- ja veendumusvabadusega võib-olla see paralleel on natukene kohmakas, aga eks me ju näeme maailma oma eriala kaudu ja psühholoogias on selline võluv mõiste nagu intelligentsus. Ja kui me küsime, kes siis on intelligentne inimene, siis see intelligentsus peab kuidagi avalduma milleski. Me ei saa seda nii nagu musikaalsus, eks ole, ta peab kas ilusti laulma või instrumenti mängima, nii ka intelligentne inimene peab kas palju teadma, hästi arvutama, oskama suhelda või olema keeleliselt tugev, mis iganes. See tähendab seda, et see anne avaldub kuidagi. Ja vot nüüd ka erinevad veendumused avalduvad kuidagi meie praktilises igapäevaelus. Ja kui me tuleme tänasesse Eesti ühiskonda, siis meil on üsna mitmeid selliseid teemasid, mille kohta me saame öelda, et need on ühiskonda lõhestavad teemad. Inimesed on diametraalselt erinevatel seisukohtadel. Näiteks kooseluseaduse küsimus, mis puudutab inimeseks olemise, homo küsimust üldse, abordi küsimus, immigratsiooni küsimus, rahvusriikluse küsimus, võib-olla rahvusküsimus üldse laiemalt. Ja ma ei hakka siin välja tooma neid erinevaid äärmuslikke seisukohti, me ju sisuliselt teame neid. Ja nüüd tekib siis küsimus, et kuidas me siis seda elu elame siin. Kas elu on püha või ei ole püha? Kas imetajad on biseksuaalsed või nad ei ole seda? Kas rahvusriik, mille eest me lubasime süüa kartulikoori, on nüüd häbiasi või on aeg muutunud? Ja võib-olla tänane küsimus on siis, mis me nende eriarvamustega teeme, eks ole. Sest kuidagi Šveik ütles, et seda ka ei ole, et midagi ei ole. Et
mis me teeme, eks ole. Ja kui me raiume midagi seadusse ja see piirab kellegi õigust uskuda ja südant vabalt tunda, mis siis saab? Ja küsimus on, et kuidas me siis seda praktilise eluga hakkama saame. Raul, sa näed välja, Raul, nii et sa tahad öelda. Ma teen selle asja veel keerulisemaks. Et need konfliktid ja probleemid, mis me esile tõid ja mis praegu tõepoolest on ühiskonnas suure arutluse all, on ajas väga jõuliselt muutuvad. Ja hiljuti ilmus üks film, see oli vist Hidden Figures ja see on siis Ameerika Ühendriigid 1961, 3 musta naist võeti tööle NASAsse. Üks nendest oli lausa matemaatika geenius, Katherine Johnson, tema nimeline hoone on praegu Houstonis. Ja nad aitasid inimesi viia kosmosesse ja kuule, aga mitte keegi nendest väga intelligentsetest ja tarkadest meestest, kellega ta koos töötas ühes ruumis ja neid oli 100 ja nad olid väga kõrge tasemega matemaatikud, ei pannud tähele näiteks niisugust pisikest detaili, et 3 korda päevas kempsus käia, mis inimesel on suhteliselt normaalne, tuli tal kõpskingadel käia 800 meetrit sinna ja tagasi ehk 5 kilomeetrit päevas, see lihtsalt põhjusel, et selles hoones ei olnud naiste kempsu, mis värviliste kempsu. Need on ülitargad inimesed, nad ei pannud 61. aastal seda tähele, et see on probleem või et kohvitassid on eraldi värvilistele. Ja ma kinnitan teile, et on väga palju neid asju, mis me täna peame väga suureks konfliktiks ja inimesed peavad esile sa nimetasid neid ka mõningaid siin, siis 20 aasta pärast tunduvad need olevat absurdsed, et kuidas me neist rääkisime, sest need on minu meelest vastuolus väga paljude inimlike põhimõtetega. Nii et see teema läheb veel eriti keeruliseks, nii et ma lihtsalt tahtsin selle sisse tuua, et see on ka muutub ajast probleem, selline konfliktide esile toomine. Ma küsiks Raul vahele, kas siis tulevad teised konfliktid või tuleb siis rahu? Täiesti võimalik. Kommunikatsiooni inimesena ma võin öelda, et näiteks osa konflikte, mis meil praegu õhus on, ei ole meie olemuslikud, vaid need on väga selgelt nii-öelda seda vaenlase otsingu kontekstis meile sisse toodud, aga ma ei tahaks minna lähemalt sinna sisse, võib-olla hiljem natuke. Kuulame ka teisi arvamusi. Kas ma, Raul, sõnastan sind õigesti ümber, see on natuke nüüd meelevaldne, läheb üle nagu laste haigus? Mitte päris. See on praegu väga selge konfliktolukord ja kui ei kaitse oma eetilisi südametunnistuse ja neid eesmärke, siis on hästi selgelt on võimalik saavutada see olukord, et uuesti viiakse kemps 800 meetri kaugusele. Selge. Nii, aitäh. Olge head. Mida teha siis nende praktiliste vastuoludega? No esiteks iga seadus, mis on vastuolus usuvabaduse põhimõttega, oleks põhiseaduse vastane. Nii et sellega on väga lihtne. Nüüd, kui inimesed tunnevad, et nende usuvabadus hõlmab õigust teisi inimesi sundida omaks võtma nende vaateid ja nende elamise viisi, siis ka see rikub usuvabadust. Ja Rauliga olen selles nõus, et viimaste aastate poliitika, nüüd vist juba küll aastakümnete poliitika on seisnenud niinimetatud identiteedipoliitika selles, et osavad poliittehnoloogid otsivad ühiskonnast rühmasid, kellele sisendada, et neile tehakse liiga. Ja vahel mõeldakse selleks konfliktid välja. Sest tegelikult see, kuidas keegi teine elab või et keegi teine on õnnelik, see ei tule sinu arvelt. Aga üritatakse inimesi veenda, et tuleb küll. Ja seda laadi konfliktide üles kütmine valimissituatsioonis minu arvates on ebaeetiline, vastutustundetu, mängurlik ja eestluse püsimisele ka ohtlik. See ei maksa midagi, aga emotsiooni on kõvasti. Nagu mäletate ränderaamistiku arutelu, suur osa ühiskonnast suudetigi panna uskuma, et tegemist on lepinguga ja et kuskil on migrantide hordid. Polnud ainustki erakonda, kes seda oleks soovinud ja see veider segasest keeles paber, niinimetatud rändepakt, ka midagi sellist ette ei näinud. Aga inimesed pandi uskuma. Inimesed olid väga kurjad. Ja eks selle kooseluseadusega läks umbes sama moodi. Ma loodan, et minu küüniline seisukoht või hinnang ei ole õige, aga ma kardan, et võib olla küll.
see kisma ei maksa mitte midagi, seisukoht on kõigil, kannatanuid on see protsendike või 2, keda see otseselt puudutab. Ja samas on võimalik valimistel edukalt polariseeruda seejuures teema ümber, millel laias laastus pole suuremat sorti tähendust. Ja lihtsalt lõpetuseks, kooseluseaduse teema jäeti sellisena õhku ja ühiskonda polariseerima minu arusaamist mööda täiesti teadlikult, sest need inimesed, kes rakendusaktid eraldi jätsid, teadsid väga hästi, et selleks pole mitte ühtegi põhjust. Nendest rõhuv enamus ei nõudnud 51 häält ja oleks tulnud liita põhitekstiga. Mina kahtlustan, et see jäetigi poliittehnoloogiliselt üles, nii nagu seda tehakse igal pool, sest sa saad valimistest valimistesse inimesi hirmutada, öelda, et teid me kaitseme, neid me vihkame, te vihake omavahel ka. Mina püüdlen mõistlikkusele ja rahu suunas ja mina arvan, et eestluse säilimisele ei aita mitte kuidagi kaasa see, kui siin Eestimaal meie üksteist armastamise asemel vihkame. Peapiiskop, nüüd on vaja kõrgemat häält. Sinu küsimus oli, et kuidas me nende probleemidega tegeleme ja ma peaaegu mõtlen samas suunas, aga toon võib-olla mõned teised nüansid välja. Sel hetkel, kui me hakkame jõuga lahendama olukordi ja see jõud võib olla parlamendis kokku saadud häälte arv, see jõud võib olla koalitsiooni suutlikkus, mis ongi seesama tegelikult teatud asju otsustada. Ehk siis niipea, kui me hakkame otsuseid vastu võtma ükskõik millistes nendes küsimustes olukorras, kus dialoog on alles pooleli või see on see kõige kuumem punkt on ühiskonnas ja siis lihtsalt rullitakse üle, lihtsalt hääletatakse miski läbi või maha. See on tegelikult vägivallaga olukorra lahendamine. Et see on seesama, et ma meenutan siin oma isa, kes jõulude ajal tegi meile kõigile nalja sellega, et ta täiesti tõsiselt kõik jõulupakkide paelad arutas lahti. Ta ütles, et teda on niimoodi õpetatud, et pakid tuleb lahti harutada. Me keegi ei tee niimoodi, me lõikame läbi, kõik nii ebamugav on neid arutada. Ja mul on tunne, et sel hetkel, kui me lõikame läbi teatud küsimuste puhul sellised nii-öelda veenid või voolikud, mis pumpavad ringi ühiskonnas seda elumahla kõikidele osapooltele, mis on vajalik. Kui me lõikame need läbi, siis keegi jääb hinge vaakuma ja tekivad konfliktid. Me ei tohi neid probleeme lahendada jõuga. Ja dialoogi katkestades või lõpetades, sest ja me ei pea tingimata jõudma alati sellesse punkti, et me peame üksteisega nõus olema. Ei, me peame jõudma sellesse punkti, et me suudame üheskoos edasi eksisteerida siin selles ühiskonnas, ükskõik kui suures või väikeses ruumis, nõnda, et meil ei ole vaja kogu aeg üksteisele hambaid näidata. Aga ma arvan, et seda küpsust on nii vähe. Ja muidugi ma toon ühe nüansi siia juurde, et ma olen ise kogenud seda ja tõenäoliselt väga paljud, kes nende keeruliste teemade puhul ka sõna aeg-ajalt võtavad, et meid instrumentaliseeritakse ära. Tähendab, sa väljendad ühte seisukohta oma mingisuguses arvamusartiklis ja keegi kasutab ära sinu seisukohtadest või sinu arvamusest ainult mõnda ühte-kahte lauset ja muudab sinust nüüd ka ühe või teise poole sellise tulise muudab sind toetajaks ja saab paratamatult siis ka nüüd nagu poole valija, kuigi sa ise ei ole veel küps selleks, et valida poolt või sa tead, mis on sinu arvates õige, aga sa ei ole rahul sellega, et see õigus saavutatakse lihtsalt nagu jõuga. Sa tahaksid, et seda rahu oleks ühiskonnas rohkem, kui teda on. Ja see on ka see oht, et meid tehakse tööriistadeks kellegi poolt vastavalt sellele, kuidas see kasulik on. Kuidas selle vastu võidelda? Ma arvan, et meedial on siin suur roll muidugi mängida. Ja ka ise tuleb siis oma sõnu niimoodi valida, et see dialoog säiliks ja just kinni ei lööda su nina ees. Aitäh, Risto! Kuidas neid väga keerulisi probleeme lahendada, et see on $1 miljoni küsimus, siin mingisugust hõbekuuli ei ole, ühte lahendust ei ole. Ja see ei ole ainult meie probleem, see on üleilmne probleem nendes küsimustes, samades küsimustes, abort, immigratsioon,
samasooliste kooselu. Et mõtlesin nagu, läbirääkimiste piibel on Harvardi professorite Getting to Yes raamat, ma ei tea, paljud teist on lugenud seda, aga seal on nagu päris häid soovitusi, kuidas keerulisi läbirääkimisi pidada, et muuhulgas fokusseerida huvidele ja mitte positsioonidele, inventing options for mutual gain ehk siis erinevate alternatiivide väljapakkumine erinevate vastaspoolte huvidest lähtuvalt, mis võiks seda tuumikprobleemi lahendada. Ma arvan, et need päris selliseid küsimusi, nagu sina tõstatasid, lõpuni kahjuks ei lahenda, sellepärast et siin ei ole ainult majandushuvid mängus, vaid siin on väga tundlikud väärtuspõhised küsimused mängus, kus ei ole võimalik huvidepõhiselt ilmselt nagu lõpuni neid lahendada. Ja samas ma ei pisendaks tegelikult seda probleemi või ütleme, nii nagu Ülle, sa ütlesid, et tegemist on ülesköetud murega, et tegelikult tuleb aru saada, et enamikul Eesti rahvast on tõsine mure nendes küsimustes. Jah, osa on võib-olla ülesköetud, aga ma ei ütleks, et see on nagu valdav osa. Et nendest inimeste tegelikest nagu probleemidest, mida nad tunnevad, tuleb aru saada ja neid adresseerida. Mitte vilistada nagu nende peale kindlasti ja mitte seda poliitikutele näppu näidata, et nemad on selle probleemi üles kütnud. Et jah, praegu rohkem ei olegi lisada. Tõnu, me kõik tahame sõna. Härra Piiskop oli esimesena. Ole vana kooli mees, daamid esimesena, Ülle ole hea. No, õiglane järjekord oli muidugi härra Piiskop, siis Raul ja... Me õiglusest üldse täna ei räägi. Väga hea. See ei ole meie tänane teema, meil on sallivus. Täpselt, fokusseerime. Mina tahtsin öelda seda, et täiesti nõus. Sa ei tohi mitte kunagi teise inimese hirmu või tunnet alavääristada. Ka see on usu ja veendumusvabadus. Ja Eesti rahva minevik on paraku selline, et teatud umbusk ja hirm on absoluutselt põhjendatud ja see on mõistetav. Ja see oli see, mis ma tahtsin lisada. Loomulikult ei tohi selle suhtes olla üleolev, seda tuleb mõista, aga minu arvates kuritegelik on seda hirmu ära kasutada. Karjuda hunt, kui seda hunti praegusel hetkel veel karjas ei ole. Ja ma tahtsin lisada seda, et osa nendest küsimustest on ju väga selgelt usu küsimused ja vaata siin on nüüd see, et kus läbirääkimised lõpuni meid ei vii lahenduseni. Et on usu küsimused, elu on püha, see puudutab abordi teemat näiteks, see on usuline veendumus ja siin küsimus on, et kuidas riik lahendab neid küsimusi. Abielu teema ju samamoodi, see on ju piibellik postulaat, millele toetutakse traditsiooniliste kristlaste poolt ja nende jaoks on see usu küsimus. Ja ka nende usku ei saa kuidagi ju naeruvääristada. Et kuidas nüüd delikaatselt neid teemasid lahendada nii, ma arvan, et see, mis sa kenasti tõid, et kui me hakkame lähenema niimoodi huvide keskselt, siis on muidugi väärtusküsimusi huvide keskselt lahendada väga keeruline. Et tõenäoliselt on siin teatud võimalused jätta see abielu termin sellisena ja lahendada ära siis teiste inimeste probleemid, kelle jaoks see abielu termin sellisel kujul traditsioonilises võtmes ei ole nii oluline. Aga see tähendab seda, et riik peab pakkuma välja siis lahenduse kõigi jaoks, mis siis rahuldab kõiki ja samal ajal ei vii neid erinevaid osapooli teineteisega nagu vaenujalale, sest üheskoos ju eksisteeritakse edasi ja elatakse sageli ka samades perekondades, et mitte ainult samades trepikodades või tänavatel. Et kuidas seda lahendada, ma kunagi pakkusin välja, et see on teema, kus tegelikult, kui tahetakse ära lahendada näiteks kooseluseaduse küsimus, siis tuleks maha istuda ja üritada liikuda lahenduse suunas erinevatel osapooltel, aga mul on tunne, et see ei ole ka mitte kõikide huvides. Selle huvide kohta mul nüüd, et ei ole kõikide huvides, mul vist on, enne kui ma küsima annan siiski Raulile sõna, ole hea. Aga Raul, tuleta mulle meelde, et ma tahtsin midagi küsides. Vaat ma olen keskeas ja mul on üks asi korraga ja nii. Räägi ära ja siis ütled Tõnu sinu küsimus. Kui Eesti oleks
olles väga nõus siin paljude nende dialoogi asjadega eelnevate kõnelejatega, ma pean tunnistama siiski, et kui Eesti oleks suletud territoorium ja meile infot ei tuleks sisse kuskilt mujalt, siis ma oleks paljude asjadega nõus. Paraku on võimalik päris täpselt ajada järgi, kust ideoloogiad väljast poolt tulevad sisse, millal nad aktiveeruvad, missugused vaenlased järsku kerkivad esile, kus sotsiaalmeedia selle abil luuakse need kujundid ja näiteks ma võin väga selgelt kinnitada, et kes tahab vaielda, tulge vaielge jälle pärast eraldi, et arvestatav hulk vaenlase kujusid, kelle üle me praegu vaidleme, ma ei räägi kooseluseadusest, ma räägin siin, ma ei tea, homoseksuaalsusest, Sorosist, naiste õigustest, sellistest asjadest, on erinevatel perioodidel ja ka teaduslikult tõestatud näiteks meile sisse tulnud idast. Endiselt see 50 aastat Nõukogude Liitu on teatud elanikkonnagruppidele väga tugevat mõju avaldanud ja Soros on ära tõestatud seoses Orbani huvidega, kuidas ta jõudis siia, sellest on kirjutatud hiilgav teooria Hannes Krasseger ja üks Grogius nimeline mees, üks kõige kuulsamaid artikleid praegu, siis ma loodan, et saab varsti ühe raamatu kujul avalikuks ka, ma olen presentatsioonil olnud ukrainlaste uuring selle kohta, millal aktiveeriti 2011 ja sealt edasi näiteks homoseksuaalsete inimeste teema ja kuidas ta muutus erinevates riikides valimisteemaks ka meil ja nii edasi. Nii et ma soovitan siin ikkagi mitte olla naiivne, et jättes selle vaidluse vältel nii-öelda omavahel sõdides, jättes kõrvale täiesti selged välismõjutused. Me tunneme muide praegu selgelt puudust, erinevad ühiskonnagrupid suhtuvad erinevalt ühest asjast. Ja see on uuring, mis kõneleks esimese võõrkeele rollist. Nimetame teda siis sallivuse kujunemisel. Ja hüpoteesina võib pakkuda, et see uuring saaks olema erakordselt huvitav. Ja sealt tuleks välja siis ka vanused, sood ja grupid. Et kui siin on sotsioloogia, kui siin on teadlase, kellel on võimalus seda teha, ma tõsiselt soovitan Eestis uuring läbi viia, selgitaks väga palju meie erinevate rõõmude, kurbuste ja vihkamiste põhjuseid. Ja siis näeme, et see kõik ei ole Eesti-sisene teema. Vot see asi jääbki mul nüüd kriipima, mida ma tahtsin küsida, et see ei ole Eesti-sisene teema. Ülle, sina kasutasid mõistet poliittehnoloogid, see ei ole kellegi huvides ja võt mina niisugune lihtne kodanik, eks ole, hoian inimeste hinge ja käin kalal ja nüüd mul jääb niisugune tunne, et keegi manipuleerib minuga. Siin üks seltskond rääkis süvariigist, eks ole, et meid nagu nööre tõmmatakse, et nagu tuleb välja, et keegi juhib mind. No meditsiinipsühholoogias meile öeldi, et kui keegi hakkab kuskilt mujalt juhtima, siis see on teatud niisugune riskiga seotud. Et kus siin nagu see piir on või kes see karvane käsi siis on või kus ta, küsime niimoodi, head panelistid, kas teie olete vabad või ka keegi teid manipuleerib? Nüüd see oli natukene segane küsimus, et kelle käsi see karvane siis on, eks ole. Usumeestel on nagu taevaisaga, eks ole, aga kus need poliittehnoloogid tulevad või kes nad on siis, eks ole, või kas need on persona A, B ja C või on see mingi niisugune astraal? Reeglina on paraku see seotud poliitiliste huvidega, kus aktiveeritakse eelkõige valimiste perioodil grupi huvid. Ja sel juhtumil erinevad vaated konflikteeruvad ja tulevad sisse väga huvitavad asjad. Klassikaline lause kõlab. Sa ei tea, et sa oled rünnatud ja sa ei mõista, et sa oled kaotanud. Praegust aega kutsutakse emotsioonide sõjaks. Ja see, ole sa piiskop, ole sa matemaatikaprofessor, ole sa psühholoog või ole sa õiguskantsler, sinu esimene inimlik reaktsioon on alati emotsionaalne, me teame. Ja see, kuidas aru saada, kus suunas inimeste emotsioonid liiguvad. Kirikul oli prioriteet võib-olla, ma ei tea, 1500 aastat. Ideoloogia riik lahendas majandusküsimused, kirik lahendas valdavalt inimeste emotsioonidega seotud küsimused. Ja oli suurim emotsioonide allikas. Nüüd on kirikule tekkinud konkurendid. Meedia, sotsiaalmeedia, televisioon, teleseriaalid, kes lahendavad hästi palju, tulevad emotsioonide väljale.
ja inimesed on jagunenud väikesteks gruppideks ja nüüd, kui kutsuda poliittehnoloogilisi võtteid, siis loomulikult valitakse välja teatud grupid, kellel on võimalik anda teatud sõnumid. See on ju elementaarne kommunikatiivne teooria ja kui sa satud sinnasse gruppi ja see sõnum läheb su südamesse, siis nii ta on. Ja arvata, et meie Eesti on sellest võõras, siis see oleks viga. Nii et kellegi grupi poliitiline. Grupi huvid, loomulikult. Ja mida me selle vastu saame teha, ma siin võtsin kotist ühe artikli, mõtlesingi, et tuleb jutuks teile, head kuulajad, soovitan. 20. veebruari 2019 ilmunud Müürilehes Toomas Lott, uskumise eetika ja polarisatsioon. Väga huvitav, tugineb uuringutele ja muuhulgas ütleb seda, siin ta küll viitab ühele vanale professorile Cliffordile Ameerikast, et kui sa oma hinge ja oma uskumuste eest hoolt ei kanna, ehk siis ei hoolitse selle eest, et sa ei lase endaga manipuleerida, et sa oled avatud meelega, et sa oled kriitiline ka selle suhtes, mida sa oled uskuma jäänud, mis sulle tundub, et sa oled alati uudishimulik, et sa surmani püüad intellektuaalselt areneda, saada paremaks inimeseks, siis sa teed paraja sigaduse nii endale kui teistele. Tsiteerin Toomas Lotti. Et ehk siis vastus küsimusele, et kas sinuga manipuleeritakse, kindlasti keegi tahab manipuleerida. Aga meie kohustus, meie intellektuaalne kohustus, mis tuleb uskumuste eetikast, on see, et me teeme kõik, mis võimalik, et mitte lasta endaga manipuleerida ja veelgi enam, et mitte lasta endast esile tuua meie halvimat, kõige tumedamat poolt. Viha. Et me kõik saame seda teha. Vihkamist. Jah, ma siis täpsustan, et sa juba tegelikult ütlesid ära, kelle poolt me laseme ennast manipuleerida kirikus ja me muidugi ei võitle selle vastu, et me püüame tõepoolest lähtuda siis pühakirjast ja Jumala sõnast, uskudes, et see on Jumal ise, kes meiega siis toimetab ja meile teed näitab, me nimetame seda valguseks, et see ei ole nüüd kellegi karvane käsi aga päris selge on see, et ka globaalsel tasandil, olles ka ise Luterliku Maailmaliidu asepresident Ida-Euroopas ja nähes, mis toimub üle maailma, kas või ainult luterlikus maailmas, üle 100 riigi ja 75 miljoni liikme üle maailma. Loomulikult on seal neid, kes tahavad ka kirikut teha oma tööriistaks ja me näeme ju neid tendentse ka Eestis, kus keegi kõneleb iseenesest mõistetavusega sellest, millised on kristlikud väärtused või milline on kristlaste seisukoht. Ja minu jaoks on küsimus see, et miks näiteks ajakirjanikud sellisel juhul ei pöördu siis otse nende kirikute või kristlasi esindavate võtmeisikute poole ja ei küsi, et kuidas see täpselt nüüd siis ikkagi on. Meil on olemas Eesti Kirikute Nõukogu, kes tegelikult ka väljendab oma seisukohti ja need ei ole mitte lihtsalt spontaansed hääletused, vaid need on ikkagi arutelud ja põhinevad teoloogilistel aruteludel ja tõdemustel, aga muidugi sama hästi me võiks küsida, et kas Põhjamaade kirikud riigikiriku taustaga on olnud manipuleeritavad riigi ja poliitiliste erakondade poolt. Tõenäoliselt on, arvestades, et asi, mis on ennekuulmatu Eesti tingimustes, näiteks kohalike koguduste juhtorganite valimised on erakondade nimekirjadega. Et sellist asja Eestis ei kujutaks mitte keegi ette, et poliitilised erakonnad, kui valitakse kiriku kogu või üks kogudus kuskil siin samas Paides valib oma koguduse nõukogu, et erakonnad panevad nimekirjad välja. Ja seal moodustub samamoodi erakondade koalitsioon ja erakonnad teadupärast kipuvad ikka lähtuma aeg-ajalt ka oma erakonna vaadetest. Ja siis me võime küsida, et kas selline ideaalmudel või vähemalt meile näidatud ideaalmudel, nagu on Põhjamaad, on alati olnud kiriku tegevus manipuleerimata. Sellist poliitilist mõju, nagu tegelikult teoreetiliselt on olnud Põhjamaadel erakondadel kiriku tegevusse, sellist asja Eestis ei kujutaks mitte keegi ette. See oli viimati üle 100 aasta tagasi, kui mõisnikud panid paika pastoreid. Et siin meie Soome kolleegid võivad vastu vaielda või täpsustada, kas endiselt on erakondlikud valimised, aga meie jaoks enne kuulmatu asi. Aga läheme siit edasi. Viimane kord, kui ma käisin Emajõe Suursoos kalal, jõudsin ma sama järelduseni, küll Eestis on hea elada. Sest see on nii ilus ja puhas.
vot. Aga meie küsimus oli siis niisugune, et mis määrani on usu- ja veendumusvabadus salliv ja teine, millise määrani või on sallitav ja teisene, mis määrani ta on salliv. Ja ma nüüd tahan täpsustada küsimust, aga minul on niisugune uudishimu puhang tekkinud. Ülle, ma olen täitsa isiklikuks, kuigi me rääkisime, et tuleb olla põhimõttepõhine, mitte. Sul on mingi vahva sinine raamat, mida sa aeg-ajalt vaatad. Mis raamat see on? Eesti Vabariigi põhiseadus. Tase. Vot nüüd tehke pilti, kes suudab. Ma usaldan Ülle raamatut. Lugupeetud peapiiskop, ma oleks eeldanud, et sa näitad pühakirja. No, mul on neti põhikirja, piibel.net, minge kõik. Jah, moodne värk, eks ole. Aga nüüd räägime siis sellest, et kui meil on sõnavabadus ja veendumusvabadus, mis määrani see on salliv? Me tegelikult natukene oleme puutunud ka seda või puudutanud neid teemasid. Aga kusagil on mingisugused uskumused, mis lähevad vastuolu terve mõistusega. Ja võib-olla kaks niisugust kuumemat asja, ma ei tea, kui isiklikult see kedagi puudutab, on see sama lapiku maa, vaktsiini. Meil on olnud ka vereülekande teema, et ei lubata, kuna usulised põhjused seda keelavad. Ja ühtepidi inimene usubki seda, et ma on lapik, eks ole. Ja muide see ümarate kuulutaja Raud Rebane, see on see ajakirjanike vandenõu, kes räägib, et on ümmargune. Ja kui me läheme, me kõik näeme, et on lapik, eks ole. Et küsimus siis sellest, et kui palju siis me saame neid imelikke. Tartu Ülikoolis ka räägite sama juttu. Tartu Ülikoolis mina olen nõustaja kaplan, mina ainult kuulan. Vabandust. Nii, et küsimus oli siis selles, et me natukene puudutasime seda, aga kui on niisugused imelikud uskumused või kas ja kus selle piirid on? Me natukene puudutasime seda ka varem. Kas keegi tahab midagi öelda? Risto, ole hea. No, muidugi seda lapikut maad ja vaktsiini vastasust ühte potti panna on, ma arvan, kohatu. Et kes saaks öelda, et vaktsiinid on riskivabad? Miks on $4 miljardit USAs kahjuhüvitisi makstud nagu nii-öelda vaktsiini kahjustuste tõttu? Et väita selle valguses, et riski ei ole ja mõned inimesed muretsevad selle pärast rohkem. Ma arvan, et seda nagu terve mõistusega vastuolus olevaks ei saa nagu ka pidada. Et inimestel jällegi on mured, on ju, ja võib-olla mõned inimesed on tundlikumad nende murede osas. Ja lapiku maa suhtes ei ole keegi surma saanud. Õnneks mitte. No võib-olla on siin ka piiriks ühelt poolt ega meelelahutus ja ka näiteks ulmekirjandus või ulmelised mõtted peavad igaühele lubatud olema. Põhiseadus kaitseb seda, et kui sa tahad uskuda, et Lenin oli seen, anna minna. Või et meid juhivad reptiilid näiteks. Et isegi sellised ajakirjad on, kus kõiki need müstilisi lugusid, ma saan aru, jutustatakse. Ma arvan, et see on üks jagu meelelahutuslik žanr ja seda ära keelata võib-olla oleks isegi kahju. Ja ulmekirjandus Eestiski kannab täitsa geni vilju, et igal aastal siin ilmub lühemaid ja pikemaid ulmejutte. Nii et las see olla. Asi läheb minu arvates käest ära siis, kui seda laadi teadusliku ja loogilise põhjata uskumusi ja veendumusi hakatakse jõuga peale suruma. Eriti lastele. Ja seepärast on väga oluline küsimus see, mis toimub lasteaias ja mis toimub koolis. Kui meil on ikkagi riiklik kool, üldine õppekava, et kas siis me saame lubada, et geograafia õpetaja räägib, et maa on lapik, et ajalooõpetaja esitab mingisugust võigast narratiivi, et kehalise kasvatuse õpetaja on veendunud nudist ja seetõttu jookseb ihualasti ringi. Et me loomulikult ei luba seda, et meil koolis on teatav kord, on mingi ühine osa, et kõlblus eeldab seda, et inimene paneb ennast korrakohaselt kooli tulles riidesse, olgu ta õpilane või õpetaja, et ta kasutab sõnavara, mille eest ka vanglas kartsa ei panda, mis on enam-vähem viisakas, ja et see õpetuse sisu jätab lapsele ja noorele võimaluse oma uskumused ja veendumused ise välja kujundada. Nii et sealt hakkab minu arvates vaidlus, et mida me näiteks õpetame lastele koolis ja mida me surume teistele peale. Urmas ja siis Raul palun. Esmalt ma olen väga tänulik, et õiguskantsler kooli teema tõi, aga
kust läheb piir, ma siin nõustun ka Ülle Madisega, et me peame nagu vaatama, kus me oma lapsi ja nende tervise ja elu ohtu seame. Sa tõid vereülekande keelu näiteks või ütleme siis usulise veendumuse, et vereülekannet ei tohi lubada, siis meil on mõned kaasused Eestis ka, kus siis on korraks võetud ära vanemlikud õigused, et lapse elu päästa ja ma ise arvan, et see on olnud õige. Et meil on tänane seadus ütleb, et alates 15. eluaastast võib noor inimene valida ise endale usulise kuuluvuse või mittekuuluvuse, aga kuni sinnamaani peab ka keegi neid ju kaitsma, eriti selliste tegude eest, mis võib seada ohtu nende tervise või lausa elu. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus riik peab kuidagi sekkuma ja seadustega toetama selle sekkumise. Aga mis puudutab kooli, siis teadmistepõhine haridus on üks postulaat, mida me oleme kuulnud väga sageli kõlavat. Ja see on see koht, kus mina olen ikkagi kogu aeg nagu tagasi põrgatanud küsimused, aga usu küsimused, aga religioonid. Et me tegelikult oleme erandlikult Euroopa kontekstis valinud endale siis sellise tee, et me nendes küsimustes oma uusi põlvkondi ei hari, me jätame nad ilma teadmisteta, vähemalt ei ole seda piisavalt, kuigi ka erinevad Euroopa Parlamentaarse Assamblee sellised soovitused, millega ka Eesti on liitunud, juhivad ka tähelepanu, et haridus peab ka religiooni küsimustega piisavalt tegelema. Meil ei tegele. Ja nüüd ongi küsimus, et kui ei ole teadmisi, kas või erinevatest kultuuridest, siis kuidas me lahendame näiteks mošee ehitamise küsimust, sest meie jaoks ei ole seda mingil juhul vaja. Sest meile piisab sellest, neidki torne on Tallinnas liiga palju, et ehitatakse muudkui juurdegi, pole neid vaja. Et see on selline, see ei ole mitte minu isiklik seisukoht, vaid ma praegu lihtsalt üldistasin sellist levinud arusaama. Et mõista teisi, pead sa rohkem teistest teadma. Ja Olga Šialejevi Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika osakonnas tegutsev tubli inimene on teinud uuringu religiooniõpetust saanud õpilaste vahel ja võrrelnud nendega, kes ei ole religiooniõpetust õppinud ja mis on selgunud, ma kasutan jälle seda sama sõna, mida ma ise ei kasuta tavaliselt, aga mis on seal uuringu tulemuses ära toodud, et need, kes on õppinud religiooniõpetust, on oluliselt sallivamad teiste maailmavaadete, teiste religioonide ja teiste tõekspidamiste suhtes. Ehk siis me peame ju ka ikkagi harima oma noori ja me täna seda ei tee. Ja mina ei saa aru ja minul oli tegelikult, kui ma enne ütlesin, et mul on mõned küsimused Ülle Madisele, siis kunagi võib-olla me arutame selle teemal, aga minu jaoks on lausa küsimus, et kas see ei ole mitte usuvabaduse rikkumine, et riik läbi koolisüsteemi on valinud sekulaarsuse kui maailmavaate riigi usuks. Ja minu jaoks on see päris huvitav küsimus, aga ma ei arva, et me praegu peame lahendama seda. Raul, ole hea, aitäh. Ülle puudutas siin väga õiget asja, see on sunni küsimus. Et ma olin ka paar aastat tagasi just Ameerikas, kui Denveris toimus nende Lapikumaa inimeste kongress, neid 3500 inimest. Ja toint nendega ja kui nad usuvad, las usuvad ja kui me vaidleme läheme, siis on mul alati õiguste kuu peal saata, aga palju hullem variant on see, kui hakatakse vahetama mitte juriidiliselt, vaid hakatakse suruma peale teist väärtussüsteemi või teisi kangelasi. Ja muide üks Eesti iseseisvuse väga olulisi alustugesid oli see, et tekkis raevukast protest meile peale sunnitud võõraste kangelaste peale, keda me pidime austama. Näiteks kui mina hakkasin tööle minema Eesti Televisiooni nõukogude ajal, siis läksin ma Gagarini tänavalt kaudu Mitšurini tänavale, sealt Suvorovist Gogolisse ja Gogolist Lomonossovi 27. Ehk see tähendab, et meie Eesti asjad olid asendatud millegi muuga. Ja vaata, kui sellised sunduslikud vahetused hakkavad toimuma kangelaste, väärtuste ja väga oluliste põhimõtete peale sunniga, siis läheb mölluks. Vot siit ma läheksin edasi nüüd järgmise küsimusega. Sa meenutasid nõukogude aega, Suvorov, Gagarin
ja ka meie ajakirjanduses on esinenud väide, et me ühest liidust tulime, teise liitu sattusime. Seal olid Suvorov, Gagarin ja partei ja nüüd meil on 2 malakat vähemalt, need on poliitkorrektsus ja üks nendest pisikesem vitsakene on vihakõne mõiste. Ja nüüd küsimus, et kas need kategooriad võiksid olla sõna ja südametunnistuse piiramise vahendid, kui inimene väljendab Eesti Vabariigis oma usulisi veendumusi, näiteks tegevuse kohta, praktika kohta, ja selle kohta saab öelda, et see on vihakõne. Kas see on siis mittesallimine, ahistamine, on see poliitkorrektsus või küsime nii, kas tänapäev sisaldab endas repressiivseid vahendeid või võib sisaldada? Oli see küsimus mõistetav? Ma arvan, et vihakõne mõistega on meil juba probleeme, et mida see tegelikult tähendab. Selleks, et seda õigesti mõista, peaks see hõlma minu hinnangul eelkõige siis õhutamist vägivallale, otseselt isikupõhisele vihkamisele, aga kindlasti mitte nii-öelda maailmavaateliste tõekspidamiste eriarvamuste väljendamist, nagu tihti sellele vihakõnele omistatakse. Nii nagu sallivuse mõistet on nii-öelda vasakliberaalsed ringkonnad laiendanud põhjendamatult, on seda tehtud ka vihakõnega, et tegelikult see on suhteliselt kitsas mõiste. Ehk siis see mõiste tuleks määratleda või käsitleda selle siis ühes teatud tähenduses kui. Aga teiste arvamusi? Poliitkorrektsuse, vihakõne, võib-olla veel selles kategoorias mõned? Päris selge on see, et vihavastane vihakõne viha vastu ei aita. Ehk siis usukeeles peetsepuliga välja ei aeta. Sõnaline, see tarvitatakse, et vihakõnet on tõepoolest raske defineerida nii juriidiliselt, aga osades riikides on üle mindud sellisele termin nagu sõnaline agressiivsus või sõnaline agressioon, kus täiesti selgelt rünnatakse ja ma pean paraku tunnistama, et Eestis on, ütleme viimased eelkõige anonüümse kommentaariumi perioodil on olnud see väga levinud. Praegu on ta väiksem, aga ta on koondunud teatud gruppidesse, aga iseenesest kui seda lugeda ja seal nii-öelda sees soperdada ja analüüsida, siis tegemist on täiesti reaalse nähtusega ja kindlasti destabiliseerivaga. Nii et teeme kõigepealt selgeks, mis asi on vihakõne. Vihakõne ei ole see, mis on Trumpi tähenduses, et see, mis mulle ei meeldi, et see on vihakõne. Ei, vihakõne on hoopis midagi muud. Nii et, aga see teema on väga pikk, et ma arvan, et võib-olla siia ei läheks. Et see on olemas, aga see tuleks määratleda. Ülle, tahtsid öelda? Või sa ütlesid ära selle ilusa mõtte? No juriidiliselt ja kui me siin põhiseaduse laval oleme, et siis ka põhiseaduse järgi on ässitamine keelatud. Ja jällegi ma tean sellest rahvusvahelisest kohustusest, et Eesti mingil viisil siis selle nähtuse, mida inglisekeelse sõnaga hate speech peaks justkui muutma karistatavaks. Aga mina jällegi olen seda meelt, et võib-olla meil õnnestub ühiskonnana ja igaühel omaette püüda olla võimalikult hea inimene. Et siis ei olegi seda väljastpoolt piitsa vaja. Ja mul on küll kahju, kui ma kogemata kellelegi sõna või veel enam teoga haiget teen. Et ma ei taha seda, teinekord juhtub ja siis me peame oskama andestada. Ja võib-olla selles nii-öelda solvumiste kontekstis mulle näib, et peab olema ka mingi mõistlik valulävi. Et kõik ei pea kõigile meeldima, kõik inimesed ei saa üksteisele meeldida, kõik sõnad ei saa meeldida, kõik laulud ei meeldi. Kõik elamise viisid ei meeldi, ei tundu õiged, ei vasta religioossetele tõekspidamistele. Aga me ei pea selle peale minema räuskama. Et me saame, peamine on see, et me saame ise elada nii, nagu meie meelest on õige ja siis võimalusel laiendada seda headust. Nii et kuivõrd on võimalik juriidiliste meetmetega keelata kurja sõnu öelda, küllap on. Aga asi, mida ma mõnede viimaste arengute valguses pisut pelgan, on see, et ega me kogemata ei jõua välja sinnani sellises sarisolvumise kultuuris, kus tuleb õigekeelsus sõnaraamatu kõrvale välja anda lubatud fraaside leksikon, kus tähtis komisjon on üheskoos selgeks teinud, et kui sa kasutad neid fraase, siis ei saa küll keegi solvuda. Ja kui me sinna jõuame, siis on vabadusega kaputt.
no selles valguses ma olin hiljuti seltskonnas, kus üks väga nimekas tegelane ütles, et varsti keelatakse sõna pesuvalgendaja. Nii, aga meie aeg hakkab jõudma. Meil on veel natukene mahti ja paistab sedamoodi, et kui kellelgi on küsimusi, siis ma ei ole küll küsinud panelistidelt, aga ma saan ässitada rahva teie kallale ja pakkuda lahket võimalust, et kui sobib, võiks omavahel rääkida. Aga ma teeks niisuguse lõppu, kuidas öelda, lausete või väidete ringi. Olles ka väga tänulik selle osaluse ja teie panuse eest ja küsiksin nõnda, mis on teie arvates kõige olulisem, mida täna Eestis peaks usu ja veendumusvabaduse teema raames kas tegema või millest peaks kindlasti hoiduma? Usu ja veendumusvabaduste raames kindlasti tegema või kindlasti hoiduma. Ja järjekord on taas vaba. Resto naeratab siin. Sa jätad mulje inimesest, kellel mõte on küps. Paar olulist märksõna võib-olla jah, et ma arvan, et me peaksime, oleks tervislik tõdeda seda, et vabadus on ühiskondliku hüvena vähemalt sama oluline kui võrdsus ja tänast teemat arvestades, et usu ja veendumusvabadus on vähemalt sama oluline kui võrdsus põhiõigus. Mul on jäänud mulje, et võib-olla viimasele on osundatud põhjendamatult liiga suurt kaalu usu ja veendumusvabaduse kõrval. Kui siin mõelda paar aastat tagasi, 2017 oli võrdse kohtlemise seaduse eelnõu menetlemisel, et see oli hea näide, kuhu me ei tohiks minna inimesi nende maailmavaateliste tõekspidamiste põhiselt represseerima riigi sunnijõuga, kui nad peaksid olema vabad ise otsustama, kellega nad lepinguid sõlmivad näiteks. Teine asi, millele ma tähelepanu juhiksin, on see, et seesama sallivuse mõiste, et kindlasti me peaksime nii-öelda kriitika puhul arvestama, et see on kriitika siis nii-öelda ideede, maailmavaadete, eluviiside ja mitte isikute põhine. Et selline eristus on, ma arvan, oluline selleks, et üle saada sellest solvumiskultuurist ühest küljest, et me säilitaksime vaba ühiskonna, kus kõik saavad oma usu ja veendumuste vabadust teostada ja ennast väljendada. Aitäh! Nüüd ma pean psühholoogina näoilmeid lugema, kes on küpsed. Ma võin lisada, et kui sa küsisid, mida peaks tegema, siis minu meelest meie haridussüsteemiga ei ole kõik endiselt veel paigas, mis puudutab just usulise teadmisi või usualaste või religioonialaste teadmiste jagamist piisavalt selleks, et noored saaksid teha otsuseid või ka suhelda lugupidavalt teistesse. See on asi, mida peaks tegema ja asi, mida ei peaks tegema võib-olla konkreetselt ja kitsalt on see sama vihakõne teemal. Minu meelest me ei peaks siin asju reguleerima rohkem, kui nad hetkel on reguleeritud. Ehk siis lõpuks me olemegi muidu nii, et me peame vaatama, kas me Kalevipoega tsiteerida saame, et äkki on seal mõni väga vägivaldne väljend mõnes värsis ja on see siis naabrite suunas või mis iganes, et äkki see on tõlgendatav vihakõneks. Aitäh! Igaüks ise saab oma hinge eest hoolt kanda, nagu öeldud, ja täita intellektuaalset kohustust, mitte lasta endaga manipuleerida, olla avatud meelega ja uudishimulik, püüda maailma heatahtlikult tundma õppida ja saada ka teistest inimestest aru. Ja kui me elame nii, et ela ise ja lase teisel ka elada, siis ma arvan, et on rahu üpris kenakesti maa peal. Ja poliitikutele, otsustajatele ja võib-olla avaliku arvamuse kujundajatele julgeksin anda nõu, et kuna mitte kellelgi ei ole kavatsust minu teada lubada lõhkuda Eesti väärtusruumi, et siis rõhutame igal pool, et Eesti mõte on olla Eesti ja Eesti peab jääma Eestiks. See võtab ka väga palju hirmusid maha, mille pinnal inimestel halvimaid jooni välja tuuaks. Ma läheksin siit just täpselt edasi, et
mõni päev tagasi mõtlesin, et mis on kõige tähtsam päev mu elus, ei ole üldse mingit kahtlust, see on 20. august. See on pimeduse ja valguse vahekord, seda ma ütlesin ka abikaasale, et naist võib mõnda elus mitu korda, isegi mõnel läheb õnneks. Et see oli ikkagi mingisugune midagi muud. Et tõepoolest, naist või meest saab vahetada, Eestit vahetada ei saa. Ja kui ma tarvitan seda nii-öelda tänase paneeli siin osavõtjate sõna püha, siis selleks, et säilitada see, mis meil on ja ühine, selleks laias laastus öeldakse, et on vaja 3 asja, et peab kaitsma pühasid objekte, peab kaitsma pühasid tekste, kõige laiemas mõttes on ta muusika, on ta raamatud, ükskõik, pühasid tekstid ja nende tõlgendajaid ehk interpretaatoreid. Ja kui te nüüd selle mõtte järgi vaatate, siis mis toimus 40. aastal, objektid hävitati, tekstid keelati ja tõlgendajad viidi Siberisse ja oledki valmis tööjõud ehk ori. Ja kui sellest aru saada, siis me mõistame, et tegelikult ükskõik millest me siin rääkisime, nagu Üllegi ütles, me tegelikult rääkisime kogu aeg Eestist, et kuidas säilitada see, mis meil olemas on. Ja ma arvan, et see paneel oleks ennast väga hästi õigustanud, kui me vahetaks ühe tähe seal ära ja see on siis põhiseadus või kui oleks selle S-i asendaks sõnaga hash ehk tuleb põhiheaduse paneel, ma arvan, siis oleks korras. Ma mõtlesin püha seadus. Mõlemad variandid sobivad. Head kuulajad, suur tänu kõigile. Sellega me võtame nüüd meie paneeli kokku. Ma usun, et me igaüks võtame siit kaasa midagi. See miski on erinev. Kui mina küsin, mis on see sõna või mõte, mille mina kaasa võtan, siis on üks sõna. Dialoog. Räägi, püüa mõista, pea dialoogi. Nüüd, head kuulajad, teie ei saanud küsimust esitada, aga te võite seda pärast. Aga te saate täna väga haruldase kingituse. Meie üritus lõpeb 2 minutit enne aega. Kiirustaval, ületöötamise ja närvilisel ajal teile on kingitud 2 minutit. Kasutage seda rõõmsalt, kasutage seda vabalt. Aitäh kõigile!